tervitus televaatajad, koha tunnete kindlasti ära. Tallinna Raekoja plats, läbi aegade olnud kõige inimrohkem ja kõige kärarikkam koht Tallinna linnas. Tänapäeval enam mitte nii väga, aga vanasti oli see elu kese. Ja siin on läbi aegade kohtutud inimestega ja täna kohtume meie ka. Aeg-ajalt küsitakse vaimulikelt, kuidas me saame hakkama inimestega, kuidas me kohtume nendega, kuidas mõjub see meile, kuidas mõjub see inimestele. Ja vaimuliku töö on selline, et vilju saame näha ju väga kümnetegi aastate pärast. Viljad ei ole mitte kohesed. See teeb vaimuliku töö natukese keeruliseks, pehmelt öeldes. Keegi noormees küsis kunagi issandalt, et mida ta peab tegema selleks, et õndsaks saada. Jeesus ütles talle, sa pead armastama oma ligimest ja Jumalat üle kõige. Ja see on selline aktiivne käsk, see ei tähenda passiivset kõrvalistumist ja sellise väärika ründi moodi kartmist ja pelgamist, et peaasi, et midagi ei juhtuks. See on aktiivne käsk ja me peame inimestega kohtuma. Suurosi piiskop Antonius ütleb, et ei ole mitte midagi paremat inimesele, kui inimest teenida. Ja see on tõsi, inimeste läbi me saame ka päästetud, inimeste teenimise läbi saame päästetud. Öeldaksegi väga õigesti, et ega ristiinimene ei ole mitte see, kes kirikus käib. Ristiinimene on see, kes võitleb selle maailmaga ja võitleb ka iseendaga. Ristiinimene on see, kes läheb vastu voolu. Ristiinimene on see, kes võitleb ka enda loomusega eelkõige. Ja kui me inimestega kogu aeg kokku puutume, siis me tegelikult ju, nagu ütleb Püha Paisios ja teisedki pühad inimesed, et inimestega kokkupuutumine muudab meid. Ja see kõik sõltub sellest, milliseid valikuid me ise teeme, kuidas me suhtume sellesse, mida Jumal meile ette annab. Ja inimene, kellele lähevad korda teiste inimeste elud, ta on ühtlasi nii õnnelik kui ka õnnetu. Õnnelik on ta selle poolest, et tal on võimalik võidelda iseendaga ja ka koos teistega minna vastu Jumala kuningriigile. Meile eestlastel on 3 sellist pandeemiat. Üks on uhkus, teine on eneseimetlus ja 3. on üksindus. Aga need on pandeemiad, millega me saame tegeleda. See on keeruline töö. Samas me ei tohi võtta inimeste elu enda peale. Jumal toob meid võitlusesse, eelkõige võitlusesse iseendaga. Suurosi piiskop Antonius on öelnud niimoodi. Võimatu on minna Jumala poole, astudes üle teiste inimeste. Ja ta on öelnud ka nii. Minu kutsumus on olla tähelepanelik, sisseelav, olla sõber ja teener oma ligimesele. Kõik, mis mul on, pean olema valmis andma talle, aga ega eales seda tagasi nõudma, ega kunagi meenutama talle seda, et olen midagi tema heaks ohvriks toonud. Ja ära karda minna maailma, ära karda kohtuda inimestega, sest inimeste läbi me tõuseme. Ja kõik sõltub meist endast, kas me tõuseme või langeme, kas me aitame tõusta teistel, või aitame neil kahjuks langeda. Nii et hea televaataja, sul on ees veel palju ilusaid häid päevi, mis issand sulle annab. Kasuta neid targasti, ära kaeva oma talente maa sisse. Rohkenda neid, investeeri, nagu öeldakse Ameerika maal, investeeri oma vaimulikku tulevikku.